Tere tulemast tagasi siis meie kanalile, väga hea meel on teid uuesti siin näha. Täna siis räägime 5 Austraalia veidrusest ja kui sa vaatad ka video lõpuni, siis sa saad boonuspunkti. Boonuspunkti? Läheme. Esimese asjana, mida me Austraaliast tulles panime tähele, on see, et austraallased magavad 2 lina vahel. Igas hotellis ja Airbnb's, kus me oleme olnud, on olnud 2 lina. Ma olen ka maganud 2 lina vahel, aga siis, kui oled tekikotti öelnud. Aga neil on ka tekikotti olemas. Google ütles, et 70% austraallastest magab 2 lina vahel ja nad teevad seda sellepärast, et nad ei viitsi tekikotti nii tihti pesta ja siis nad pesevad need linu tihedamini. Et teiseks punktiks Austraalia veidruste kohta on see, et nad kõik ärkavad meeletut vara. Seda võib näha paljudes kohtades, alates kohvikutes, lõpetades töökohtadega. Näiteks kõik kohvikud meie alas, kus me elame, avanevad kell 6 ja juba 6:30 on seal meeletult palju rahvas, käivad, kas võtavad lihtsalt kohvi või nad söövad juba koos sõpradega täiesti nagu selline hommikusöök. Et meil maja taga on ka ehitus, kuhu ehitajad tulevad kohale juba 5:30 ja hakkavad vaikselt müristama, kuigi kella 6 tohib nii-öelda seaduse järgi teha siis ehitusmüra. Kolmandaks punktiks on siis austraalia keel. Nad räägivad küll siin inglise keelt, aga nende murrak on nii tugev, et sa võid vahepeal pika vestluse maha pidada ja mitte midagi ei saa aru. Näiteks sõnad robot tähendab siin valgusfoori. Näiteks paki on suurkastiga auto ja näiteks see on ute. Minu meelest see on maailma koledaim auto ja neid sõnu on tegelikult väga palju veel ja need on mõned eredamad neist. Kui teile siiamaani meeldib video, siis kindlasti visake like, vajutage subscribe või siis kui teil on veel küsimusi, kirjutage kommentaariumisse. 4. punktiks, millest me räägime, on siis pargi ja sõida. Mis see oli? Selline termin nagu pargi ja sõida. Nimelt siis autojuht sõidab mingisse punkti, tavaliselt jätab parklasse auto, hüppab ühistranspordile, näiteks rongile ja sõidab näiteks kesklinna tööle. See on levinud praktika, Eestis mitte nii väga, aga Austraalias rohkem. Aga mis meie jaoks oli nagu šokiks, on see, et see parkimine ei ole konkreetses parklas, vaid inimene lihtsalt tuleb ja jätab niimoodi auto kellegi maja ette lihtsalt seisma. Ja nagu te näete siin, tänaval on meeletult palju autosi. Ja kui te kell 8 hommikul lähete mööda seda samad tänavat praamile ühistranspordiga, on see täiesti ääreni täis. Ja põhjus on väga lihtne, siin on tasuta parkimine ja konkreetselt nende punktide juures, kus on siis ühistransport ja mingit eraldi välja toodud parklat ei ole. Ja üllatuseks minu jaoks tuli see, et kui ma küsisin, kui kaugele siis naisterahvas sõidab pärast seda, kui ta võtab siit auto, siis tal on veel 40 minti sõitu kodu poole. 5. punkt on siis see, et jalgratturid peavad kiivri peal kandma mingisuguseid ogasid ja tihti selleks on kaablivitsad ja neid peab siis kandma sellepärast, et siin on üks lind, kes oma pesitsuse ajal on väga territoriaalne ja ta ründab liikuvaid objekte. And Max Sherwood's scooter ride really gets going. The 10-year-old was menaced by the magpie. Sa oled nii tubli, et sa vaatasid video lõpuni, et 6. boonuspunkt. Oota, lind ründab. Teine lind. Näed? Okei, filmime boonuspunkti kähku ära, kuni me satume rünnaku alla. Okei. Nagu te kuulete, me oleme praegu rünnaku all. Saan realiseerida oma mitte realiseerimata unistust olla siis kriisireporter. On naljakas. Et näe minu selja taga. Suured tänud sina, kes vaatasid lõpuni ja siis siin on siis 6. boonuspunkt ja minu arust ka kõige veidram, mida ma märkasin kohe, kui tulin Austraaliasse. Nimelt, nad käivad päris tihti, päris palju ja päris erinevates kohtades paljajalu. Just nimelt, paljajalu. Nad ei käi lihtsalt nagu rannast tulid autost välja ja käid korra
kähku võtad mingi purksi. Ei, sa lähed suurde kaubanduskeskusesse, sa võid isegi kontorisse minna, sa võid olla kesklinnas, kaugel rannast. Ja seda kohtab igal pool ja päris tihti. Ja see on väga veider. Järjekordselt tuleta meelde, pane like, pane subscribe või siis kirjuta kommentaar, kui sul on küsimusi ja näeme juba järgmises videos. Tšau!